Tere õhtust, kallid sõbrad, tere õhtust. Mul on hea meel öelda, et me ei jää kunagi võlgu. Mitte kunagi. Me õppisime viimati tavalist kepitantsu, te mäletad? Me ei tantsi seda täna enam uuesti ringi, see on kõigil meeles. See on muutunud rahvatantsuks. Rahvas armastab seda tantsu. Te mäletate ju kõik. Eks ole? Meil ei tookord vastus õhku rippuma, millised näevad välja Ladina-Ameerika kepitantsud. Selle juurde, mu sõbrad, me täna lähemegi. Mul on hea meel öelda, me tantsime Portugali, Brasiilia ja veel ühte Põhja-Jämere äärde jääva riigi tantsu. Mu daamid ja härrad, mul on hea meel kutsuda teie ette tänase õhtu muusikaesineja Don Antonio Miguel de Sartes. Tere tulemast! Ai. Ikka see sama kelmikas tantsuvunts! Tantsija süda lööb ja vunts... Okei. Ja tantsulõvi ise, unustamatu Ivar Miguel Natrekes! ¿Cómo estás? Miguel. Jaa. Miguel on Ladina-Ameerika kepitantsu vaieldamatu maailma tipptegija. ¿Cómo estás, Miguel? Räägime võib-olla eesti keeles, nii me saame mõlemad aru. Hästi. Me näeme täna siis Miguel esituses kahte topelt pliega Pablot ja lõppu pärast kahte topelt salto Pablo Picassot, veel ühe Niagara eneseste põimimise läbipugemise nippi, jah? Jaa, ma tahaksin tähelepanu publikul pöörata sellele, kuidas neid liigutusi tehakse sujuvalt, et ei tekiks tõrget, et liikumine oleks järjepidev, mitte katkendlik. Eestlastel on katkendlikkus veres. Missugune võiks olla minu lemmik? Sinu lemmik liiga? Minu lemmik, seda ma näitan ka, selle nimi on De la Torro la Cuarto. 4-kordne tagurpidi salto. Peaaegu. Tore. Aga ma ei soovita seda üksi kodus teha. Vaid kellega koos? Koos kukkumisega. Vaid koos koeraga. Hästi. Niisiis, mu sõbrad, ja milline lugu tuleb saatemuusikaks? See on mu enda lugu, mida on laulnud juba aastakümneid terve maailm, ma arvan, et te tunnete selle ära. Pietaro. Are you ready, Pedro? Plie. Topel. Plie. Zazzerro. Nüüd tuleb kindlasti Pablo Picasso, Narruti, Serruti ja nüüd enesepõimik. Enesepõimik, te nägite topelt enesepõimikut, seda ei ole Eestis varem lavadel näidatud. Ja lõppu jääb kindla peale rahva lemmikuks ja palju... Me võtame vile aplausiga vastu. Saga di Prenchoko. Ai, kui armas. Lihtsalt oivaline. Ma tõesti... Aitäh, muchos gracias. No ma nägin, rahvas oli muidugi nii nagu oli oodata. Kas oled ka sina nõus sellega, et eestlased või eestlaste puhul on muusika tantsu juures pigem takistuseks? Jaa, ma olen tähele pannud tõesti vastupidiselt meile Hispaania kuumaverelistele. Eestlane istub koha peale, kui hakkab muusika. Eestlaste laulupeo suurim takistus on laul. Nii nagu tantsupeol on suurim takistus tants. Meil oleks täitsa normaalne pidu, aga peab tantsima hakkama. Eestlased häbenevad tantsima. Sellepärast, et vaatavad kogu aeg alla, kui nad tantsivad. Neil on midagi suus. Kas eestlastel on midagi tantsu ajal alati suus? Jaa, on. Mis? Mulgipuder,
vähemalt ühel oli küll. nii, mul on nüüd väike Vähemalt see, mis sealt välja tuli, oli küll. jah, mul on nüüd vähemasti küll publikule taas kord üks hea üllatus. Pedro ja Tonio näitavad veel ette ühe väikese katke, mis siis lõpeb, ma kordan väga tähelepanelikult, palun jälgige, sest nüüd on näha siis pärast topelt Picassot, nagu me, eks ole, õppisime ära. Topelt Picasso, siis tantsija teeb topelt plie, lint ja lõpuks toimub enesest läbi põimimine. Selle nimi on tegelikult hispaania keeles maniac torchofote, mis tähendab lähen läbi nisu. Palun! Ole hea! Eriliselt, näete, eriline on see, et ta oma kuuma soolase keha külge püüab mässida kogu lindi. Jah. Ja lõpus, nii. Ma pean muusika oli aeglane. Ei olnud. Kahjuks see lõpp ei õnnestunud mul lihtsalt sellepärast, et siinne kliima on külm. Lint on vaja ennem soojaks tantsida. Hispaanias ei ole see probleem, lint on nagu higipael. Siin ta jäi lihtsalt seisma, takerdus. Ja meie maal meistrid poovad ennast üles lõpus sellega. Kui nii hoogu lähevad. No kui on tegemist tõelise meistriga. Ütleme nii. Ja sina oled meil meister. Ma olin 2 korda ennast poonud. Ma tahan näidata 3-3, ma tahan nüüd näidata järgmise nädala uue sammu, mis on siis meeldejätmiseks tänasest nädalast, tänasest tantsukorrast, ning siin on see, kus siis tantsujuht tantsu lõpus põimib enda ümber kogu saalitäie tantsijaid. Ja mina kui saalitäis sisenen. Saalitäis sisenes, tuleb ansambel Oleg.